Eimar Veldre, sel nädalavahetusel me oleme sunnitud panema taas eetrisse ühe sinuga salvestatud eluloo saate sellest ajast, kui sa tulid Paide linna, seal sai uuritud, et mis on sinu plaanid Paide linnaga. Ega ma praegu see vastust ei mäletagi, aga kas võis seal plaanide hulgas olla ka midagi taolist, et tõusta Paide linna päris tippu, tõusta linnapeaks? Kindlasti mitte. Sellised asjad, nagu näha, juhtuvad ootamatult ja kiiresti. Kindlasti plaan oli Paides olla ja mul on hea meel, et ma saan Paides olla, Paides töötada ja sellisel ametikohal töötada Paide linna jaoks. Millised on sinu plaanid praegu Paide linnaga, sest ajad ei ole kerged ei tervel planeedil ega ka mitte Paide linnal? Olen hüpanud rongile liikumise pealt, et tegelikult paljud tööd on juba käimas, et juunikuu volikoguks tuleb, mitte päris 20, aga võib-olla 20 ringis eelnõusid, mida juba valitsus peab esmaspäeval üle vaatama ja esitama. Et töö läheb kohe hoogsalt käima. Kindlasti, nagu ma oma kõnes ka rõhutasin, et ma tahan koostööd, siiralt soovin seda ja sooviks ka, et meie poliitiline arutelu oleks viisakam. Sisu on, aga viisakust rohkem, et me ei raiskaks aega selle peale, kuidas kellelegi halvasti öelda või kellegi suhtes kahtlus üles ehitada. Et ma arvan, seda ootavad ka linnaelanikud meilt, kes me oleme seatud siia ametisse selle linna arengu eest seisma ja seda linna ka kaitsma, et ka rasketel aegadel toimetada, et usku oleks ka tulevikku. Sa oled inimene, kellel on reaalne välja kujunenud maailmavaade. Kas sa näed ka mingisugust võimalust enda jaoks siin linnas, et kas näidata kellelegi või tõestada endale või teha ära midagi seda, mida sa pead oluliseks selle, milline meil tulevikuks selle näha? Ma tahan, et seda koostööd ja kogukondlikku suhtlemist oleks meil rohkem kindlasti ja linnapea on ka linna tippesindaja, ehk siis nagu tulebki Paidet Eesti, Euroopa ja maailmakaardile rohkem viia. Et see, mis meil siin hästi läheb, seda välja näidata ja julgustada inimesi Paidesse tagasi tulema ja ka Paidesse elama asuma. Et kindlasti Paide on hea elukoht ja selle nimel siin tasub tegutseda. Opositsioonipoliitikud proovisid siin volikogu istungil sellist eelarveteemalist eksamineerimist korraldada. Kui palju sul reaalselt on olnud aega olnud harjuda selle mõttega, et sinust võib saada Paide linnapea? Mitu päeva sa tead seda? See on natuke üle nädalapäevade on seda mõtteharjutamist olnud. Kindel on alati siis, kui on asi kindel poliitikas, ehk siis hääled on loetud ja otsus on välja kuulutatud, see nüüd juhtunud. Mis puudutab eelarvet, siis tegelikult teadlikult soovin seda arutelu järgmises volikogus, sest siis on lisaeelarve. Et ei maksa meil alati rutata ka sündmustest ette, sest lisaeelarve eelnõu on veel ülevaatamisel, esmaspäeval valitsus selle esitab. Ja siis tulevad ka need arutelud rahanumbrite üle. See olukord siin Paide linnas oli natukene ootamatu ja kindlasti tuli see ettepanek linnapeaks hakata ka ootamatult. Mitu sekundit võttis sul aega jaatava vastuse andmine? Ikka minutite tunnid, ütleme niimoodi, et seda seedimist ja mõtlemist, sest see eeldab kokkuleppimist, ja ka enda jaoks seedimist, sest see on tohutu väljakutse, see on tohutu vastutus. Ma usun, et mu selline tööelu annab teatud eeldused selleks, et selles ametis ka toime tulla, vastu pidada ja ka meeskond on olemas oma kogemustega. Ma hindan väga Paide linna ametnikke, sest lõpuks üks omavalitsus põhineb sellele, kes on need igapäeva teenuste korraldajad, asjade ajajad, planeeringud, sotsiaaltoetused, hariduskorraldus, kultuur, et kõik see pool on väga oluline. Ei ole omavalitsust ilma ametniketa elu korraldamises. Jätame igasugused musta stsenaariumid kõrvale, eeldame, et kõik läheb nagu normaalselt. Mis oleks see õnnestumine, et kui sa kandideerid pärast kohaliku omavalitsuse valimisi teist ringi linnapeaks, mis oleks see sinu kõige suurem trump õnnestumise korral, mida sa saaksid öelda, et vaadake sõbrad, teil on põhjus mind usaldada, sest ma tegin ära selle? Alati saab lugeda erinevaid kinnisvaraobjekte, mis võiks olla selleks ajaks tehtud, et
et meie jalgpallitaristu on edasi arenenud, see lubab nii profi poolt teha kui ka toob kaasa kindlasti, annab mõju ka sellele, kuidas meie lapsed saavad spordis osaleda. Meie muusika, teatrimaja kultuuriline tase on jätkuvalt kõrge ja kogukonda haarav. No, mida ma tegelikult loodan, on, et meie koostöövaim on ja poliitiline kultuur on nihkunud. Aga see, mis järgmised valimised tulevad, et selles osas mul kindlalt vastust ei ole, kas ma üldse kandideerin ja mis positsioonis. Et täna ma tahan keskenduda sellele, milleks mulle täna volikogu ameti on usaldatud. Jõudu! Aitäh!